Kui ma olin laps, oli mul üks neist Airhawksi lennukitest, mida käitas väike plastmootor. See mootor kasutas kütusena suruõhku. Ja ma mäletan, kuidas ma pumpasin selle väikese kaasas oleva pumbaga kõrge rõhu alla, enne kui viskasin selle taevasse ja ei näinud seda enam kunagi. Ja sellest ajast peale olen tahtnud ehitada oma versiooni, aga natuke suuremana. Sõidav videot toetab Opera. Nii et ma hakkasin 3D printima mõningaid kergeid tiiva profiilribi ABS plastikust, mis moodustavad tiiva sisemise struktuuri. Ma oleksin võinud kasutada ka teisi materjale, nagu palsapuit, puit või süsinikkiud, kuid neid on keerulisem töödelda ja need ei säästaks märkimisväärselt kaalu, kuna need ribid on väga õhukesed. Kui ribid olid süsinikkiust kandetalale liimitud, liimisin tiiva esiserva külge süsinikvarda ja tagaserva külge süsinikriba. Kuna tiib kaetakse kerge kilega, aitavad need detailid hoida tiiva profiili kuju. Ma ei ole varem sellist tiiba katnud, nii et lugesin kiiresti juhised läbi. See materjal on väga õhuke ja õrn, nii et see läheb kergesti kortsu, kuid selle alumisel küljel on kuumusega aktiveeritav liim, mida saab triikrauaga tiiva konstruktsioonile kinnitada. Sellepärast on need trükitud ABS-ist, kuna sellel on kõrge sulamistemperatuur. Kui kile on ribidele triigitud, tõmbab kiire kuumapuhuriga töötlemine kile kokku ja loob sileda tiivapinna. Aga on mõned probleemid. Esimene neist on see, et tiiva otsa ribid painduvad kattekile pingest sissepoole. See pinge põhjustab ka seda, et tiiva profiil tõmbub ribide vahel kokku, muutes tiiva ulatuses profiili ebaühtlaseks. Lisaks võisin ma kuumapuhurit ühes kohas liiga kaua hoida, mis põhjustas kattekile sulamise. Ma tahan kiiresti rääkida tiiva disainist, kuna see on 4. õhujõul töötav lennuk, mida olen üritanud ehitada ja lennutada. Esimene lennuk, mille ehitasin, oli kõige raskem, kuid kasutas väga sarnast tiiba sellele, mida ma praegu ehitan, kuigi see oli valmistatud vahtplaadist. Ja hoolimata sellest, et lennukil oli väga ebaefektiivne mootor, hoiab see tegelikult minu isikliku parima lennuaja rekordit. 16,5 sekundit. Seevastu minu viimane õhujõul töötav lennuk, millel oli palju efektiivsem mootor ja mis oli palju kergem, lendas vaid 8 sekundit. See oli osaliselt tingitud sellest, et see lendas vastu aeda. Aga kui tiival oleks olnud suurem tõste ja takistusjõu suhe, oleks see võib-olla aiast üle saanud. Olen püüdnud neid lennukeid teha järjest kergemaks, samal ajal kui mootorid järjest võimsamaks. Aga millele ma pole tähelepanu pööranud, on lennuki enda tekitatud takistus. Viimane tiib, mille ma ehitasin, oli küll väga kerge, kuid sellel oli ka palju takistust. Ja kuna tõukejõud peab ületama takistuse, siis mootorite poolt tekitatud vähesest tõukejõust jäi lennuki kiirendamiseks väheks. Seega kasutab see uus tiib tuntud õhuprofiili, mis õige lennukiiruse ja ründenurga korral suudab saavutada tõstejõu ja takistuse suhte 60:1. Nii et väike lisaraskus ei ole eriti probleemiks. Ja kui sa tahad ise sellist kohandatud tiiba projekteerida oma enda õhuprofiilidega, siis soovitan sul kindlasti vaadata Onshape'i. Ma lihtsalt impordin õhuprofiili saidilt aerofoiltools.com. Seejärel mõne lisatud disaini elemendiga on see põhimõtteliselt kohe trükkimiseks valmis. Need ribid on sama värvi kui minu T-särk. Kattekile põhjustatud probleemide lahendamiseks otsustasin tugevdada esiserva õhukese palsapuu lehega. See materjal paindub väga kergesti ja kui sa viid selle Briti ilma kätte, paindub see veelgi kergemini. Niivõrd, et ma sain selle painutada ümber 3D prinditud tiivavormi ja kinnitada nõeltega paika, kuni see ära kuivab. Kui see on kuivanud, hoiab see juhtserva kaarduvat kuju ja ma saan printida mõned uued ribid väikese astmega, kuhu tugevdus kinnitub. Seejärel kandsin puidule mitu kihti ergoranži värvi, et see ilus välja näeks, mis andis mulle lisaks aega uue tiivastruktuuri ehitamiseks. See uus tiib on sarnane eelmisele, kuid sellel on palju õhemad ribid. Loodan, et tugevduspuit lisab tugevust. Samuti õhukesed süsinikvardad, mis takistavad tiivaotste sissepoole paindumist. Kui värv oli kuivanud, liimisin tugevduspuidu tiivastruktuurile õhukese CA-liimiga ning tiib nägi oranži esiserva ja hallide ribidega tõesti kena välja. Seejärel saab peale kanda kattekile, et kontrollida, kuidas tiiva profiil välja tuleb, mis näeb palju parem välja. Samuti on selle tiiva 3-mõõtmeliselt prinditud ribid õhemad, mis tõttu on see tiib tegelikult kergem kui esimene tiib ja 2 sellise tiivaga on tiiva ulatus 2 meetrit, mis on üle 3,5 korra suurem kui Airhawki lennukil. Seega vajame selle lennutamiseks võimsat mootorit.
Õnneks olen ma juba mõnda aega arendanud kolmemõõtmeliselt prinditud õhumootoreid ja proovinud mitmeid erinevaid lahendusi, nagu vedruga töötavad sisselaskeklapid, Camoni tõukurklapid, membraaniga juhitavad kolvid ning uusim lahendus, mis kasutab eritellimusel valmistatud kolvitihendit, mis paisub surve all ja muudab kolvi õhukindlaks, mis on väga sarnane Airhogi mootorile. Ja see mootor on olnud jõudluse poolest suur samm edasi võrreldes minu varasemate lahendustega. Tootes 350 grammi tõukejõudu mootorist, mis ise kaalub vaid 40 grammi. Mootor on väga lihtne, ainult mõne liikuvate osaga. Kõrgsurveõhk voolab mootorisse ülevalt ja see suletakse selle kuuliga. Seejärel, kui mootor pöörleb, tõstab kolvi ülaosas olev väike tiht kuuli ülespoole, avades klapi ja lastes kõrgsurveõhul silindrit täita. Aga see tihend kolvi ülaosas on mootori tõhususe jaoks ülioluline komponent, kuna see paisub rõhumõjul ja tihendab silindri seinte vastu. See põhjustab rõhu surumise kolvi alla, sulgedes kuulklapi ja pöörates väntvõlli. Seejärel, kui kolb jõuab alla, voolab õhk välja väljlaskekanalitest ja tihend tõmbub kokku, eemaldades kogu surve, kui kolb liigub tagasi üles. Nüüd on selle mootori lennukõlblik versioon veidi erinev, kuid töötab täpselt samamoodi. Sellel on lihtsalt see 3D prinditud keere, millega saab selle plastpudeli külge kinnitada ning õhk voolab mööda seda õhukest toru üles silindri peasse. Otsustasin ka osta kvaliteetse propelleri, et loodetavasti tõukejõudu maksimeerida ja kindlasti tähendab see, et propelleril on kaasas oma sokid, et see on hea. Ma tean, et paljud teist mõtlevad, miks ma ei kasuta süsihappegaasi kapsleid plastpudelite asemel, kuna need suudavad palju rohkem rõhku talletada. See süsihappegaasi kapsel on survestatud umbes 800 psiini ehk umbes 54 korda suurema rõhuni kui atmosfääri rõhk, mis on palju, kuid selle maht on väga väike, ainult 21 milliliitrit. Nii et kui me laseksime CO2 gaasil kapslist välja voolata, et rõhk võrdsustuks 1 atmosfääriga, oleks meil veidi üle liitri gaasi. Aga kui me survestame 2-liitrise joogipudeli 120 psiini ehk umbes 8 korda suurema rõhuni kui atmosfääri rõhk, saame sinna mahutada 16 liitrit õhku. See tähendab, et meil oleks vaja 14 CO2 kapslit, et võrdsustada joogipudeli mahutavus. Ja arvestades, et üks kapsel kaalub rohkem kui pudel ise, on joogipudeli õhu hoiustamise ja kaalu suhe üle 14 korra suurem. Nii et CO2 kapslitele üleminek oleks suur samm tagasi. Aga tead, mis ei ole samm tagasi? Proovi Opera brauserit. Opera One on Opera töölaua brauseri uusim versioon. Ja see aitab mind tõesti minu töövoos, kui ma loon neid projekte YouTube'i jaoks. Näiteks uurimistöö ja projekti kujundamise ajal. Minu brauseri vahelehed võivad tõesti kuhjuda, aga Operal on need vaheleherühmad, nii et ma saan vahelehed rühmadesse paigutada. Näiteks siin on saar, mis on täis tiivaprofiilide uurimise vahelehti ja siin on saar, mis on täis toote vahelehti, et osta selle ehitamiseks vajalikke osi. Samuti on sisse ehitatud Aria AI-ga vastuse leidmine ükskõik millele palju lihtsamaks tehtud. Näiteks kui loed midagi, mille kohta vajad rohkem teavet, siis lihtsalt tõsta see esile, et avada Aria AI viit. Seejärel vali, kas soovid lühidalt selgitust, põhjalikumat uurimist või tõlget, olenevalt sellest, mida teada soovid. Iseklikult meeldib mulle kasutada lühidalt selgitamise valikut, sest oma projektide uurimisel puutun sageli kokku tehniliste sõnadega. See funktsioon säästab mul palju aega. Sellel on ka käsurea võimalus, kus saad esitada erinevaid küsimusi, mida pean väga kasulikuks, kui mul on vaja kiiresti mõni arvutus teha. Lisaks on seal palju teisi funktsioone, nagu tasuta sisse ehitatud VPN, reklaamiblokeerija ja Messengeri rakendused. Soovitan sul seda kindlasti proovida, kasutades minu alloolevat linki, et Opera täna alla laadida. Ja tänan Operat selle video toetamise eest. Et tööaega pikendada, kinnitan 2 2-liitrist pudelit selg selja vastu nailonpoldiga. Selleks tuleb pudelite alumine osa läbi puurida, mis on kõige paksem koht ja ei tohiks nende tugevust eriti vähendada. Samuti tuleb nailonpolt seest õõnsaks teha. Aga selleks, et pudelid omavahel ühendada, pean nailonpoldi pudeli sisse saama. See nõuab vana noolevarre lõikamist ja 3D prinditud pesa kinnitamist, mis sobib ideaalselt poldile ja mahub täpselt pudelikaelast läbi. See võimaldab mul enne nailonmutriga kinnitamist asetada iga pudeli vahele suure kummitihendi, mis peaks loodetavasti looma õhukindla tihendi. Aga enne kui me seda lekete suhtes testime, on vaja leida viis selle rõhu alla panemiseks.
Kujundus, mille ma välja mõtlesin, on 3D prinditud pudelikork, mille sees on väike kuulventiil ja pudeli õhuga täitmiseks saan kasutada seda voolikut, mille külge on kinnitatud 3D prinditud kinnitus. See voolik sobib ideaalselt kuulventiili tihendusrõnga kaudu ning kinnitus lukustub poltide külge väikese pöördega. Kui lennuk on rõhu all, keeran lihtsalt kinnituse lahti, tõmban vooliku välja ja kuul peaks õhu sees kinni hoidma. Nii et ma täitsin pudelid veega, et vähendada potentsiaalset energiat juhuks, kui midagi peaks valesti minema ja pumpasin need 120 psiini. Ja nii nailonpolt kui ka 3D prinditud täitepunn pidasid vastu ilma lekketa. Nüüd on aeg hakata ehitama lennuki sabaosa. Selleks otsustasin kasutada palsapuidust lehti, kuid see 4 mm paksune materjal on veidi liiga jäme, nii et tellisin 3 mm paksud lehed, mis, uskuge või mitte, saadeti paberkotis. Vähendame siis paksemate lehtede kaalu, puurides neisse mõned augud. Kõigepealt väikese puuri otsaga, siis suure faaspuuriga, et vähendada pinnu tekkimist ja lõpuks 3D prinditud otsikuga, mis on liivapaberiga kaetud, et augud jääksid ilusad ja siledad. See vähendas kaalu umbes 20% ja pärast mõnda värvikihti saab selle katta kattekilega, et õhk ei pääseks aukudest läbi. Sest suurte aukude jätmine lennuki sabasse oleks halb mõte. Seejärel lisasin juhtsarved ja kinnitasin juhtpinnad pakeeteibiga, kuna see on kerge, paindlik ja kleepub hästi kattekile külge. Nüüd tahan, et seda saba juhitaks kaablite abil, et hoida raskust lennuki tagaosast eemal. Seetõttu kasutan juhtpinna sees vedrutraati torsioonvedruna. See paneb juhtpinna ühes suunas vedrujõuga liikuma, mis peaks hoidma juhtkaablid pideva pingega. Nüüd võite märgata, et siin on ainult 2 sabauime, mitte eraldi kõrg- ja pöördtüür ning see on sellepärast, et olen otsustanud kasutada veesaba lahendust. Seejärel printisin selle veidra välimusega osa, mille külge sabatoru kinnitub ja siia saan kinnitada servod, et juhtida saba, mis töötab väga hästi, kui kaablid on külge pandud. See keskne sõlm kinnitub pudelite külge painduva prinditud rõnga ja väikese Kronsteiniga sabatorul, et lennuki kere kokku panna. Nüüd on vaja ainult tiivad nendele kohtadele kinnitada ja meil ongi valmis lennuk. Võtame selle nüüd proovilennule. Õige, 60 psi. Aga ma kuulen, et tagumise pudeli korgi juurest lekib. See pole hea märk, sest ma olen selle juba surve all testinud. Okei, vabasta see kiiresti. Noh, proovime siis. Kalluta juhtseadmeid. Ja käivita mootor. Oh, that's so much better. See on geniaalne. Oh! Ja kas ma saan selle maandada? Going like really well. See töötas. Tundub, et propeller murdus siiski ära. Lähme ja vaatame üle, eks? Nii et väntvõll murdus. Aga see oli kindlasti kõige pikem õhujõul töötava lennuki lend, mille ma olen kunagi saavutanud. Nüüd, kui 3-mõõtmeliselt prinditud õhujõul töötava lennuki rekordlennuaeg on tõusnud 31 sekundini, läksin Instagrami ja küsisin, kui kaua teie arvates see lennuk lendab. Ja enamik teist valis rohkem kui 1 minuti, nii et ma ei saa veel alla anda. Lennuaja pikendamiseks parandasin pudelikorgi lekke, printides selle uuesti suurema O-rõngaga ja see oli valmis uueks katseks. And I stalled it. Oh no, I stalled it. Oh, we have to do another one. Oh yeah. Yes, sada. Tais, edu. Palun tööta korralikult. Previous flight, whilst tightening a bolt, I accidentally pierced. Aku tuli küljest ära. Tule, me saame tõusta. Fortunately, I had some spare bottles, so it was an easy fix. Tuli. Ja. Camera and bottle replacement, I forgot to do one last vital check, and that was whether I'd pushed the tail boom back into its mount properly, because this means the control cables are too short. See on palju parem. 3, 2, 1. Oh no! See läheb endiselt väga hästi. But after a quick depressurization, I was
Oh jumal, see töötab. Apart from this 3D printed, Super, see läheb endiselt hästi. See on endiselt üleval. this wing here, which a little bit of packing tape, that'll fix that. So I fixed the wing Ma tean, mida sa mõtled oma rolla juures. hub, which I honestly reckon Sõber, see on ikka veel lähedal. Oota, tuul tuleb paremalt, eks? Nii et... See tuleb minu selja tagant. Okei, ma üritan seda pöörata. See tuleb alla. Aku kukkus välja. Kas sa näed, et see ripub külje peal? record again. Mostly because it really... Ja ma tõmbasin selle üle. Oi, ma tõmbasin selle üle. Oh, me peame veel tegema. Järgmiseks lennuks otsustasin lisada väikese pardakaamera, kuid eelmise lennu elevuse tõttu torkasin polti pingutades pudelisse kogemata augu. Kas sa näed seda? See susiseb, lihtsalt susiseb sellest august välja. Õnneks mul olid mõned varupudelid, nii et see oli lihtne parandada. Kuigi kogu selle pardakaamera lisamise ja pudeli vahetamise perioodi jooksul unustasin teha ühe viimase olulise kontrolli. Nimelt, kas olin sabapoomi korralikult oma kinnituse sisse tagasi lükanud. Sest see tähendab, et juhtkaablid on liiga lühikesed, põhjustades kõrgustüüri tugevat ülestrimmi. 3, 2, 1. Oi. See võib tunduda selle lennuki lõpuna, kuid pärast kiiret rõhuvavastamist olin üllatunud, kui vähe kahju tegelikult oli. Ainus kahjustus. Peale selle 3D prinditud osa siin, nii palju kui mina näen, on see tiib korras. Ainult see tiib siin, mille saad natukese pakketeibiga korda teha. Nii et ma parandasin tiiva väikese teibitükiga ja printisin uue keskosa, mis ausalt öeldes päästis lennuki, kui see murdus. Ja järgmiseks päevaks oli see jälle õhus ja lendas. Kuigi ma pole veel suutnud ületada 1 minuti ja 22 sekundi lennurekordit, peamiselt sellepärast, et see võitleb tuulega. Lihtsalt on liiga tuuline. Mul on olnud mõned lennud üle minuti, aga ma arvan, et enne 2 minuti piiri saavutamist tuleb sellele natuke kaalu vähemaks võtta. Isegi kui ma suudan lennuki üldkaalu umbes 10% vähendada, piisab sellest, et lisada veel üks pudel, mis aitab lennuaega pikendada. Aitäh vaatamast!